Tere, olen kolonelitant Raivo Tamm Kaitseliidu Tallinna malevast Toompea malevkonnast. Tänase õppevideo teemaks on püstoli baasväljaõppe ja ennekõike on see mõeldud nendele kaitseliitlastele, kes lähevad toetama Politsei- ja Piirivalveametit ja pole eelnevalt võib-olla kõige rohkem püstoliga kokku puutunud. Igal relvaõppel või tegevusel lasketiirus esimeseks sammuks on relvaohutuse kontroll. Selleks võetakse relv kabuurist, viiakse ette, tehakse minimaalselt 2 laadimisliigutust. Kontrollimiseks siis kelk jäetakse taha asendisse. Veendutakse, et relva raud on tühi. Lastakse kelke ette, tehakse sihitud tühi lask, seejärel kelk taha asendisse, tühi salv, keeratakse ennast külje peale ja jäädakse ootama kontrollijat, kes möödub selja tagant ja patsutusega märku andes annab teada, et ta on veendunud relva ohutuses, peale mida laskur keerab ette, vabastab kelgu, teeb sihitud lasu ning asetab relva kabuuri. Laskeasend on enam-vähem õlgade laiune harkseis. Põlvest on jalad natukene nõtkemad ja ülakeha võib olla natukene ettepoole ka kallutatud. Seda selleks, et te oleksite valmis sellest asendist kohe edasi või tagasi liikuma. Miks me oleme alati ohu suunas kerega? Kuna me kanname kuulivesti, siis plaat on meil siin ees ehk meie tegelikult kõige paremini kaitstud osa on just ettepoole. Kui me võtaksime sisse automaadist võib-olla sisse harjunud laskeasendi ja oleksime pool külili, siis küljed on meil kaitseta, ütleme nõrgemini kaitstud ilma plaadita, pluss õlajoon. Ehk see oleks ohu suunas palju avatum ja meile ohtlikum, sest siin külje peal on kaitse nõrgem. Seepärast oleme alati otse rindkerega ohu suunas, kuna siin on kõige tugevam kaitse. Püstoli juures tuleb jälgida, et kumerus, mis on püstoli kaare juures ja teie käekumerus, need 2 kumerust peavad omavahel nii-öelda kohtuma. Lööte nii-öelda käe tugevalt püstoli külge ja haarate püstoli alati nii ülevalt, kui see on võimalik. Juhul, kui te haarate altpoolt, siis püstol lasku ajal hakkab teil käes ülaru palju liikuma. Ehk haarate nii ülevalt, kui saate, lööte need 2 kaart omavahel kokku. Põhiliselt pöidla ja keskmise sõrmega te võtate kõige tugevama haarde, ülejäänud 2 sõrme toetavad. Nimetissõrm on alati kelgu raamil, ta ei lähe kunagi päästikule, kui te teete mis tahes operatsioone püstoliga. Sõrm liigub päästikule ainult hetkel, millal te soovite lasku sooritada ja te olete veendunud, et relv on sihitud sihtmärgi suunas ja seal ei ole vahepeal mingeid kõrvalisi segavaid elemente. Teise käe me toome alati püstolile toeks. Te näete, et siia vahele jääb selline tühimik ja siia tühimiku panen mina teise käe nii-öelda need padjad. Ehk surun need padjad siia vahele, ülejäänud sõrmedega haaran käest ja selle pöidla lükkan ette välja. Ja kui me näeme, siis USB-l on siin kelgu taanduri tiftil on siuke tifti ots väljas. Kõige parem on harjutada automaatselt, et te toetava käe pöidla otsaga puudutate seda tifti nuppu siin peal ja ülejäänud käe surute siia tühimikku. Ja nii on meil püstolist 360 kraadi tugev haare. Relva haaramine kabuurist on siis kõigepealt, eks ole, käsi liigub sõjaväekabuuridel aasa juurde ja avab kabuuri. Politsei funktsiooniks sobivatel kabuuridel käsi kõigepealt lööb püstol käepideme külge, et saavutada kõigepealt korralik haare, peale mida haarab relva välja. Nii, ja kui me avame kabuuri, siis sõjaväekabuuridel samuti pöidla ja keskmise näpuga proovime saavutada kõigepealt korraliku haarde, seejärel tõmbame püstoli otse välja, keha lähedalt nii palju, kui see on võimalik, ja toome isegi kätt vastu keha libistades
relva siia ette, kus teine käsi liigub juurde ja viime mõlema käega relva ette. Nüüd me oleme valmis laskma, kui sihikupilt on õige, sooritame lasu, vaatame, kas sihtmärgi alal ei ole midagi, toome relva ära, kontrollime ümbrust ja siis peame viima relva kabuuri, milleks siis vabastame kuke, viime kabuuri ja sulgeme kabuuri. Käsi liigub kabuurile, vabastab kabuuri, parem käsi või siis tugevam käsi haarab relva, toob ette, samal ajal vasak käsi või teine käsi haarab salve taskust salve viisil, et nimetissõrm liigub salve etteossa, mis hakkab siis juhtima salve ühendamist püstoliga. Tõstame püstoli natukene silmade vaatejoonest allapoole, keerame küljili, juhtnäpuga viime salve püstoli käepideme juurde. Kui salv hakkab juba sisenema püstoli käepidemisse, lööme kõva liigutusega salve kinni, nii et kuuleme klõksu. Toetava käega haarame täiskäega kelgust, tõmbame selle hooga tagasi ja laseme ette. Pärast mida võtame korraliku laskeasendi, viime relva sihtmärgi suunas ja oleme valmis tulda avama. Et peale lasku viia relv ohutult kabuuri, me peame kuke vabastama viinastatud asendist, mistõttu pöial liigub taas kaitseriivi peale, tõmbab ta alla, vabastame kuke, vabastame kaitseriivi ja nüüd on relv ohutu kabuuri viimiseks. Siin on meil hea näide politsei või piirivalve kuulivestist, mis on üsna keha lähedal ja külje peal ei ole takistavaid varustuselemente. Ehk siin on võimalik relv kabuurist haarata ja tõmmata välja, olles väga keha ligi. Kaitseväe varustuses või siis ka plaadikandjatega, kui teil on varustust palju paigutatud ka külgedele ja täpselt kabuuri kohale, siis siin te näete, et kui avate isegi kabuuri, te ei saa väga keha lähedalt relva välja tuua, varustus on ees, te olete sunnitud relva kehast eemale viima. See võib põhjustada, et relva rauaga te suunate kogemata kas oma kõrvalliikuja või kellegi kolmanda isiku peale. Kui te jälgite sihtmärki, esi-tagasihikud, siis kõike te teravalt ei näe. Kui meil on laskedistants seal, ütleme, kuni 10 meetrit, siis on võimalik kõiki 4 punkti näha korrektselt ja teravalt. Aga kui sihtmärk on näiteks 25 meetri kaugusel või te lähete tiiru laskma kaugemale, siis oluline on see, et te näete kirpu ehk esisihikut peate te nägema teravalt. Te fokusseerite silma esi- ja tagasihiku vahel, viies sihikupildi korrektseks. Märk taga on udusem, aga teie fookus peab olema kirbul. Ja kui te olete piisavalt palju harjutanud automaatset laskeasendit, siis teil kehale tekib mälu niimoodi, et relv viiakse juba keha poolt automaatselt korrektsesse asendisse. Te peate nägema ainult kirpu ja viima kirbu sihtmärgi peale mida saate sooritada juba lasu. Püstoliga laskmise juures üks kõige olulisemaid treenitavaid asju on päästikule vajutamine. Püstol on selles mõttes kapriisne element, et kui ta teie käes liigub 1–2 millimeeter ühte või teise suunda, siis sihtmärgi alal võib see olla juba pool meetrit või paarkümmend sentimeetrit, mistõttu te ei pruugi sihtmärki tabada üleüldse või tabate valesse kohta. Me kõigepealt võtame korraliku püstoli haarde, siis proovime näpuga teha niimoodi, et me vajutame täpselt, liigutame näppu taha suunas ja ei lükka näpuga relva kuhugi külje suunas. Järgmiseks harjutame salvevahetuse.
ja proovime seda teha siis kahel erineval viisil, nii nagu kaitseväelased ja kaitseliitlased peaksid tegema, ehk siis taktikalise salvevahetuse ja kui me opereerime koos politseipatrulliga, siis me võime endale lubada teatud mööndusi. Kõigepealt siis taktikaline salvevahetus. Oleme tulistamas püstoliga, salv saab tühjaks, kelk jääb tahaasendisse. Automaatselt liigume põlve asendile, et olla väiksem sihtmärk. Relv liigub käes samasse asendisse, nagu me kinnitasime salve ja kellel pöial võimaldab, vajutab pöidlaga salve vabastusriivile, nimetissõrmega või keskmise sõrmega. See on väga individuaalne, kuidas kellelgi sõrmepikkused on. Mina isiklikult kasutan nimetissõrme kelgu vabastushoova vajutamiseks. Toetava käega püüame salve kinni, väljuva salve kinni ja nüüd, kuidas olete ise ennast ette valmistatud, kas viite salve põuetaskusse, panete ta püksitaskusse, et salve mitte kaotada ning käsi liigub automaatselt järgmise salve juurde, haarab, kinnitab, vabastab kelgu ja te olete valmis laskmist jätkama. Oleme sooritamas laske. Salv saab tühjaks, kelk lukustab tahaasendisse, liigume jällegi madalasse põlve asendisse, et olla väiksem sihtmärk ja nüüd automaatselt toetav käsi läheb varusalve järgi. Samal ajal vabastate salve, see kukub maha, viite uue salve ette, kinnitate relvaga ja olete valmis laskmist jätkama. Et tekiks kehamälu ja relva sihtmärgile viimine oleks automaatne, tuleb teha mitmekordselt teatud trilli. Selleks võtke relv korralikult kahe käega rinna ette ja lükake mõlema käega relv ette sihtmärgi suunas. Pange üks silm kinni ja tugevam ehk kontrollivam silm peab nägema korrektset sihikupilti. Ehk sälk on kirp ja sälp on oma õigetel kohtadel, kirp on täpselt sälgu keskel ja ülevalt samal tasapinnal. Kui sihikupilt on teil silme ees korrektne, ei ole tähtis, kuhu ta sihib. Te peate lihtsalt nägema sihikupilti korrektselt. Toote relva keha juurde tagasi. Järgmine liigutus täpselt sama, lükkate ette, sulete ühe silma, te peate nägema korrektset sihikupilti. Toote tagasi. Ette, üks silm kinni, kontrollite sihikupilti, korras, toote tagasi. Ja nii vähemalt 20-30 korda järjest. Keera rohkem ennast ette asendisi niimoodi, et mitte külg ei ole ees, vaid plaat on ees. Aga siis saad panna ka käed niimoodi, et nad ei ole sul täitsa sirgelt välja. Käed ei pea olema lukustatud asendis küünarnukkidest. Nad võivadki olla natukene nõtkemad. Nad ei tohi olla silmale nii lähedal, et kelk tagasi liikudes puudutaks nägu, aga võid lasta kätest natukene nõtkemaks seda, et see relv vetrub sul siin ees. Aga sa oled plaadiga, alati selle esimese plaadiga oled sa sihtmärgi suunas. Ja saad võtta rinnale ja ette lükata. Valmis! Me räägime praegu baasväljaõppest, mida kogenumaks püstolioperaatoriks kaitseliitlane saab, seda keerulisemaks muutuvad harjutused ja kindlasti tulevad veel teatud nüansid juurde. Aga igas situatsioonis me peame jälgima, mida kõrgem tasand on meile piirangutena ette antud, kas me kanname kuuli rauas, raud tühi, kuidas on kaitseriiv seadistatud peale ja kas on veel mingeid täiendavaid juhised antud, kuidas me peame opereerima.